jätkub meelelahutuslik dokumentaalsari Üks päev Edgar Savisaarega. Nüüd ootab linnapead ees vana-aasta õhtu sketšisõu salvestus, kus tal tuleb asuda dialoogi iseendaga. Kuidas see sama ongi või? Ei, no päris nii ta ei ole. Noh, tal on ikka, tal on ju pidulik ülikord ka ikka täna seljas. Meil ei ole praegu ju otse eetrit, me saame alati tagasi võtta ja uuesti teha. Aga proovime reavaga läbi käia, kui näitled. Mida ma sellest poisist arvan? Seda ma räägin. No ega vana-aasta õhtul ei sobi halvasti öelda. Mis tähendab, et ma ütlen neutraalselt. Iseloom ei vasta, karakter on täiesti teistsugune. Mingi susserdaja. Tere, Taavi. Tiit, ütkeri käed. Tere. Sina oledki see, kes paneb seal ninna selle mingi... Kuidas parem on, kas siis, kui ma olen niimoodi ette või kui ma olen taha? Seal ei ole vahet ei ole, et selle kaadrist välja. Muidu tuleb see valge aken reedab, et on väga valel ajal tehtud. Aitäh teile. Head aasta lõppu. Televiisoris kell 19.20. Ärge siis ära niimoodi mind seal väga niimoodi. Ei. Nii nagu te siin osa ära mängisite, nii läheb televiisorisse ka. Väga hea. Ja ülejäänud 4 nuppu kohtuvad ka ikka oma kangelast. Liina, viined padjad ära, muidu jääbki mulje, et Tallinna linnapea kabinetis ongi padjad. Ma ei tea, kas inimesed usuvad ka nüüd, ma rääkisin siin sellest, et ma lähen vana-aasta õhtul igal täistunnil Raekoja torni kella lööma. Vaatame, kas mõni kirjutab selle kohta midagi. No tegelikult ikka ainult kell 12 muidugi. Me läheme linnavalitsuse sööklasse lõunat sööma. Iga inimene sööb lõunat. Mina ka. Kas te loodate minuga koos siia peale saada või? Tulge. Ega mõned ikka mahuvad, kulge. Kuhu me istume, Liina? Okei. Muide paremini kui sellistel kogenud kokkadel mõnikord. Ei soovi, lasta alla. Aitäh. Peale lõunat Tallinna linnavalitsuses suundub Edgar Savisaar edasi Toompeale, kus kohtub erakonna juhtfiguuridega. Arutlusel on peaminister Andrus Ansip ja valitsus. See on mul nõrk koht. Ehk teiste sõnadega ma söön ebaregulaarselt. Mõni päev ei söö üldse, kui aega ei ole. Aga mõni päev tuleb teha 2-tunnilisi lõunaid siis, kui on mingi ametlik kohtumine või vastuvõtt. Nii et kuidas kunagi. Seoses sellega, et seda suhkru haigust või diabeeti ära hoida, siis püüan niimoodi hoiduda seal magusatest asjadest ja nii edasi, aga see on ka kuidas kunagi. Me lähme keskfraktsiooni, meie fraktsiooni ja me arutame seal fraktsiooni juhtkonnaga teemat, et mida valitsus on vastanud nende arupärimistele ja mis sellest järeldub, sest aga ma mõtlen, et isegi kui Ansip joriseb, ikka tuleb tema käest küsida ja kuulata tähelepanelikult tema vastuseid, sest mõnikord võib-olla toob sellega teda maa pealt või maa peale tagasi, sellest on ka kasu. Tere! Parem, kui valitsus oli ühes majas Riigikoguga, siis see oli see valge saal, kus olid kõik valitsuse istungid. Seal, kus praegu on Eesti Vabariigi vapp, seal oli suur sinimust-valge suur trikolor ülevalt alla. See oli sellepärast seal, et kunagi seal oli Lenini bareljeef ja kui me selle maha võtsime, see oli nii kõvasti seina sisse monteeritud, et osa seina lagunes ka ära. Ja siis selleks, et seda lagunenud kohta varjata, siis panime trikolori sinna üles. Tere! Nüüd ma teist korda täna kohtun oma naisega. Praegu sa kohtud fraktsiooni esimehega, mitte naisega. Okei. Vilja, kas hakkame peale või? Minu koht on siin ainult tavaliselt, ma olen harjunud siin istuda. Mulle tegelikult meeldib rohkem, vaata see teine laud seal saab lösutada ja niimoodi ennast paremini mugavamalt tunda, siin on liiga ametlik.
Tule sisse. Kadri, mul on sulle hea uudis. Nimelt äsja nõudis minu käest see teine Edgar. Ma tegin temaga saadet. Et ma pean tegema kas sinu või Evelini või vähemalt Eimar Lengi nupud nendele. Sest muidu Mart on koos Partsiga, aga Edgar on üksi. Aga ma tead, mis ma neile vastasin? Ma vastasin neile nii, et Eimarit ma neile ei anna, mul läheb teda ennast vaja.